Suur tänu. Ma mõtlesin, et oma koguduses võib sellist nalja teha ja see nali seisneb selles, et õndsad on need, kes kõnenevad lühidalt, sest neid kutsutakse tagasi. Ja kui sa oled oma koguduses, siis see tahes-tahtmata juhtub. Mul on täna üks sõnum ja see sõnum natuke minu jaoks jälle kummaline, aga ma usun, et Jumalal on üks põhjus seda rääkida. Selle pealkiri oleks tempel. Ja teatavasti Paulus 1. Korintuse kirjas ütleb niimoodi, või kas te ei tea Korintuse kogudusele, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseeneste päralt, sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ja Korintuse 3.16 ütleb, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Kui küsida sinult, ma ei tea, millal sa viimati enda kohta kasutasid sellist väljendit, et mina olen püha vaimu tempel, vaatasid peeglisse, kammisid juuksed ära, tegid niipidi, natuke niipidi ja sa ütled, et mina olengi püha vaimu tempel. No reeglina eestlastena me ei tee seda. Aga ometigi on see vaimne reaalsus, ma sõnastaks selle nii. Ja tegelikult Jumala mõte või Pauluse mõte, kui ta kirjutas seda, ta tahab meile selle sisule pihta, et me sisule saaks pihta, sest nii nagu Korintuse kogudusse, inimesed, kes kuulusid sellesse kogudusse, enamasti nad tulid mitte juudi taustaga, vaid paganliku taustaga ja sellest lähtuvalt toimus üks suur selline arusaamiste muutus. Ja kui natuke rääkida Korintuse kogudusest, siis Korintuse kogudus, kui sa loed Korintuse kirju, siis tegelikult Korintuse kogudus tänapäeva võib-olla võrdlus võiks olla natukene Las Vegas, Ameerikas, sest ta oli sadamalinn ja kui sa loed, seal oli neid probleeme rohkesti, aga see selleks. Ma ei hakka teid täna ajalooga väga vaevama. Aga samas, kui küsida meilt eestlastelt tempel, siis eks ole nii, meile see seostub pigem budismi või teatud idamaise sellise usundiga ja kui me tahame Pauluse poolt öeldule pihta saada, siis me peaks nagu natukene ajast tagasi vaatama, natukene Vanatestamendi vaatama, et saada pihta, mida Paulus sellega mõtleb, sest ütleme, täna võib-olla mõni ütleb veel see, et kaubanduskeskus on suur tempel ja igasugused selliseid kummalisi varjundid, millel on mingid võib-olla natukene tõeivaga sees, ehkki vaevad keegi kaubanduskeskusesse kummardama läheb, pole veel kohanud, see oleks huvitav kogemus, aga ometigi meiega, kui me küsime, et mis see tempel täna tähendaks meile, siis väga erinevad pildid meie peas kerkiks esile. Aga nüüd seda juttu räägib Paulus ja Paulus on tegelikult, ütleme siis nii õige on öelda, et messiaanlik juht tänapäeval öeldes nii, et ta on juudi taustaga ja tema jaoks oli tempel täiesti teistsuguse tähendusega kui meil, kel pole seda tausta. Ja meil ei ole ka kõiki neid kirju, mida ta rääkis või mida ta seletas korintustele sellest templi taustast lähtuvalt. Selle tõttu meil võib tunduda, et mõned asjad, ei tea, kas Korintuse kogudus teadis, aga kuna Paulus kirjutab nii, et eks te tea, siis või kas te ei tea, tal pidi olema üks aeg, kus ta seletas lahti selle sisu ja sellest lähtuvalt ta teatud mõttes kutsub ka korrale. Nüüd, mida Vana Testament räägib selle templi kohta? Ja miks on see nii oluline? Võib-olla sa mõtled, et miks sa sellest võiks ju mingi hea motivatsiooni kõne pidada, aga sellepärast, et vaimsed printsiibid, mis vana templi puhul kehtivad ikka, aga nad on lihtsalt rakendatud meie puhul kui Jumala templi puhul. Ja et
nii-öelda selle mõistmine hoiab ära teatud pimeduse tegusid, mis ikka selles maailmas käib. Ja kui sa vaatad seda nii-öelda templi olemist või templi mõtet, siis tegelikult see on Jumala plaan olnud algusest peale. Ja lihtsalt meie elame selles ajas, kus Jeesuse läbi on see teostunud. Mõtle korra sellele. Jumalal oli plaan juba ammu, et inimene oleks pühavaimu tempel, aga lihtsalt vahepeal oli Vana-testamendi aeg, kus ta inimestele piltlikult kirjeldas, milline see välja näeb ja mis seal peaks olema, aga see kannab endas vaimsed printsiipi, mis tegelikult meie tänapäeva elus on väga konkreetsed, väga tähtsad ja kehtivad. Näiteks mõtle sellele, kui Jeesus ütles Johannese evangeeliumis, Jeesus ütleb nii, 19 salmis, lammutage see tempel. Kui ta ütleb see tempel, siis see oli üks, ütleme, väga suur, väga uhke ehitis ja ta ütleb, ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Siis juudid ütlesid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga kiri ütleb edasi, aga tema mõtles templi all oma ihu. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnust, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja, mis Jeesus oli öelnud. Mõtle, selles ajahetkes see tundus täiesti võimatuna, mida Jeesus ütles ja ometigi arva ära, kelle sõna läks täide, läks Jeesuse, mitte inimeste. Et võib-olla tänapäevaseks teha. No kujuta, mida sa arvaks inimesest, kes tuleb näiteks, jätaks kirikuhooned rahule, neid poolt tol ajal ehitatud, aga võtame Tallinna raekoda. Keegi läheb Tallinna raekoja juurde ja ütleb, et teate, selle lammutage see 3 päevaga ja ma ehitan selle uuesti üles. Sa mõtled, okei, ja mõni teeb matemaatilisi arvutusi, kui palju ehitusfirmat on vaja, kui palju töölisi, kas see materjal on olemas. See ikkagi tolle aja kontekstis, kui me täna ütleks, et no võib-olla, kui väga kõva organisaator on, äkki see õnnestuks, siis tolle aja kontekstis see tundus no täitsa võimatu. See on, nüüd Jeesus räägib küll ühte täiesti ebareaalset asja, aga tegelikkus oli see, et ta ühendas taas selle Jumala Isa plaani, mis oli ammu olemas ja nüüd Jeesus teades, mis ristisurma läbi sünnib, kuidas see templiteenistus muutub, kuidas nüüd lõpuks saab see Jumala plaan reaalseks, nii et see, mis toimub templis, peaks tegelikult täna meie elus, Vana-testamendis, mis toimus, omama väga suurt kaalu, sest muidu me teatud mõttes ei mõista, et miks Jumal teeb nii või miks Jumal teeb naa. Seal on teatud vaimsed printsiibid, millele saab väga selgelt toetuda. Muuseas, huvitav on ka see, et Paulus ütleb seal huvitava arvamuse selle kirjalõigust mõned salmid tagasi, ta ütleb nii, et osad ütlevad, kõik on lubatud. Oled sa kohanud kristlasi, kes ütlevad, kõik on lubatud? No, ma ütleks nii, teoreetiliselt küll, aga mis ei meeldi, et sellel inimestel, et sellel on ühed väga praktilised tagajärjed ja vaat see inimestel ei meeldi, kes on proovinud seda, et kõik on lubatud justkui. Kui sa hiljem kodus loed seda nii-öelda tervet teksti, siis seal on väga konkreetsed siuksed rõhuasetused ja nii-öelda see tagajärg siis, mida inimesed kogevad, vaat see ei meeldi. Aga tuleme siis templi juurde, mida me võime öelda, mis on templi juures väga olulised vaimsed printsiibid, mis peaks sinu ja minu kui kristlase elus kehtivad. Esiteks me teame, et tempel oli kummardamise koht. Ja me inimestena vahest ei saa aru, et Jumal on seadnud teatud seadused ja nende vastu neid eirata, see ei ole eriti kasulik. No näiteks, kui sa otsustad eirata raskuse jõuseadust. No see ei ole väga tervislik. Juhtuvad asjad, mis osutub ikkagi, et see seadus on kõvem kui sinu tervis, kui sinu see väline liha või mingi muu füüsikaseaduse vastu sa otsustad eirata, seda siis ainuke, kes kannatab, on reeglina inimene ise. On nii ju. Ei ole nii, et
ma suutsin seda seadust painutada. Tegelikult on see, et seda seadust on testitud ja see on kõvem kui inimese väline skafanderihu ja inimene kannatab. Nüüd, kummardamise koht, mida see tähendab? See tähendab ühte vaimset reaalsust selles mõistes, et Jumala palget ei saa, ma sõnastaks selle niipidi, Jumala kummardamine on see, et me oleme loodud kummardama loojat. Midagi meie sees, kui me, nii nagu templis ei tuldud Jumalat kummardama tühja käsi, seal on ohver oli alati juures, siis me teame, et täna me ei pea ühtegi ohvrit tooma, vaid Jeesus oli see täiuslik ohvrija. Aga see printsiip, et kui me tuleme Jumala palge ette, siis me kummardame teda, on ikkagi kehtiv. Sest templi üks seadusest oli, Jumala palget ei tulda tühjade kätega. Ja ka see on põhjus, miks Jumal läbi oma sõna räägib, et tulge minu palgete tänamisega. Võib-olla sa mõtled, et see peaks ainult koguduse kontekstis ei ole. Ei ole. Kui sa hommikul ärkad, sa peaks tänulik olema, et uus päev sulle on antud. Sa tood selle vaimuliku kummardamise ohvri, mille sees on üks huvitav asi pakitud. Kas teate, mis see on? Kui sina alustad sellega, et sina templina kummardad Jumalat, siis reeglina tühjus sinu sees ei ole. Sest sellega kaasneb, Jumala kummardamisega kaasneb midagi ja Vana Testamendi ajal kaasneb ka midagi. Nüüd järgmine mõõde, kui me vaatame templit, oli see, et tempel oli Jumala teenimise koht. Juudid tulid ja teenisid Jumalat selle oskuse ja selle arusaamisega nende seadustest lähtuvalt, mis oli siis antud ja tegelikult see puudutab meid kui Jumala templit täpselt samamoodi. Me oleme loodud selleks, et teenida. Vaata, Nikolai eelmine pühapäev ütles, et vaimulik sügavus tegelikult seisneb selles, et sa teenid, et sa leiad üles selle koha, kus teenida. Ja tead, selle sees on jälle, vaata, Jumal on kõik, võib-olla kõik on palju öeldud, enamus asju tehtud nagu kahe küljega. Kui sina teenid Jumalat, siis selle tasu on, tead mis? Selle tasu on see, et sa ei lähe kriitiliseks. Oled sa kohanud kristlasi, kes on kriitilised? Reeglina, kui just reeglina nad ei teeni, nad on, vabandust väljenduse eest, aga pinki nühkinud väga pikalt, väga kaua, väga tublilt, aga nad ei ole jõudnud selle kohale, et mina kui Jumala tempel, ma peaks millegagi Jumalat teenima. Siin on neid varjundeid võimalik. Ei pea alati kõike koguduses tegema. Näiteks Mati teenib neid tänavamehi Sander Kukega koos. Neid variante ja võimalusi, kus teenida, on väga palju erinevaid variante, aga midagi on Jumal sinu jaoks valmis pannud, kus sa saad teenida. Väga äge, kui see on koguduses, aga kui mitte, siis ometigi üks selle templi põhimõtted on see, et sa oled loodud teenimiseks ja su vaimulik elu on täiesti teistsugune, kui sa oled selle põhimõtte vastu võtnud ja mingis mõttes rakendad, leidnud selle viisi ja selle koha, kus seda rakendada. Huvitav on ka see, et juutide jaoks oli loomulikult täiesti tavaline see, et tempel oli palvetamise koht. Muuseas, huvitav on see, Jeesuse kohta on öeldud. Jeesus läks, Luuka 19, Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjad, öeldes neile, kirjutatud on, minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks. Ehk teisisõnu, Jumala mõte templis oli üks ja oled sa mõelnud, et see on kummaline, mis pidi nende variseride või saduseride peas toimuma, kus nad teadsid väga täpselt Jumala poolt antud juhtnööre ja ometigi nad sisemiselt tegid mingeid kokkuleppeid, et jõuda selle tulemuseni. Ja minu küsimus oleks täna üks see, milliseid kokkuleppeid teed sina oma templis? Kas need kokkulepped toovad Jumala au esile, kas need annavad rohket põhjust palvetada nii, nagu Jeesus ütles, või on seal rohkelt ruumi teistsuguseks tegevuseks, nii nagu Jeesus tulles pühakotta, seal oli rohkelt hoopis teistsugust tegemist. Päris huvitav.
mind kõnetab isiklikult veel see, kui ma vaatasin seda palvet, mida Saalomon palus, kui tempel sai valmis. See on peaaegu peatükk. Oled sa kunagi lugenud seda? See on esimene ajaraamat, seal on ikka väga pikk palve, mida ta palus Jumala ees. Pühitsedes seda templit sisse, paludes õnnistusi teatud spetsiifilistele asjadele ja ma mõtlen, kas meie palveelus on need kohad rakendatud. Ja kui ei ole, siis me imestame, miks asjad juhtuvad. Aga Saalomon teadis targa mehena seda ja ta tegi teatud spetsiifilisi palved, et need vaimned printsiibid oleks rakendatud. Muuseas, seal on üks huvitav vaimne printsiip, mis on väga oluline. Ja teate, mis seal on? Näiteks templisse, seal ta ütles sellise asja välja, et need, kes tulevad, peaks tulema siiralt. Ja mina leian, see on väga tõsine vaimne printsiip, mida me peaks oma elus rakendama. Isegi, kui sa näiteks nädala keskel oled mingist mudaaugust läbi käinud, siis kui sa tuled Jumala palge ette, sa peaks tulema selles mõttes siirana, et sa ei kata kinni ja ei tee sellist nägu, et mulle tundub, et Jumal ei näinud. Miks? Teate, miks see loogika inimesel tekib? Sest kui me teeme mingi kõveriku oma elus, reeglina sellele järgne karistust. Ja meie oma mõttes teeme siia, et järeldus Jumal kiidab selle heaks. Unusta ära. See on koht, kus kristlase elus tekivad tõsised jamad. Kui me sellise mõtteviisi võtame, et kui, ja mõtleme sellise loogikada, et kui midagi, mingi kõverik oli ja midagi ei juhtunud, järeldus Jumal kiidab selle heaks, võib ta kuidagi nagu vaatab natukene või ei näinud või vaatab läbi sõrmedele, sealt läheb reeglina asjad keeruliseks. Või sa küsid, aga mida peaks tegema siis selle ihutemplina? Selleks on väga lihtne asi. Sa ei pea põlvi maha panema, võid, kui see aitab sind, aga ütleme Jumalale ausalt, jah, ma tegin seda. Sellel asjal on see nimi. Täpselt nii jube, kui see on. Aga Jumal, ma tean, et sul on meelevald teha mind vabaks. Sul on meelevald tuua mind sellesse olukorras, ma enam seda ei taha või ma tahan teisi asju ja küsida Jumalalt abi, see peaks olema selle templi reaalsus. Ja minu küsimus on, kas sinu elus on? Ma arvan, mitte arvan, vaid ma võiks öelda ka tean, et meie kõigi elus on neid kõverikke. Keegi meist ei ole nii täiuslik, et ma olen nii kaua usus olnud, et minu elus ei saa tulla ühtegi kõverikku. Ei ole tõde. Vaid see küsimus on, kas ma panen õiged nimed. Järgmine, mida mina seda raamatut lugedes kogesin, oli see, et Jumala templis oli näha Jumala au. Kui Saalomon pühitses selle templi, siis Jumala au täitis seda templit. Seal on kirjutatud nii, et need preestrid, kes seal teenisid sisuliselt 4 pühipäeva, et nad kukkusid maha, nad ei saanud, olid käpulisest, Jumala au oli nii tugev. Ja minu jaoks see kõneleb selleks, me oleme loodud selleks, et Jumala templina saada täis Jumala au. Ja minu küsimus oleks ka see, millal sa viimati sirutasid niimoodi Jumala poole, et Jumal, ma tahan sinu au kogeda, ma tahan sinu au täis saada, sest kui see juhtus vanas templis, Vanatestamendis, siis see tänapäeval on samamoodi kättesaadav. Aga küsimus, kas me taotleme seda? Peaks, võiks, sest see muudab. Mina isiklikult ütleks selle kohta niimoodi, et kui sa oled Jumala au kord täis saanud, siis heas mõttes sa oled müüdud. See maailm ei tõmba sind tagasi. Ei oma rahasummadega, võimumängudega, oma südame poolest sa oled heas mõttes müüdud taevale. Kõik sa saad aru, et need ei ole võrreldavad asjad. Nii nagu Rootsi laud jäätmetega ei ole võrreldav, kui anda sulle valik, ütleme ainult inimene, kes on täis kurja vaime, valib selle prügikasti toidule, et see Rootsi laud, see on liiga puhas ja liiga rikkalik ja tahaks sealt hoopis ampsu võtta. See on ainult tunnus sellest, et midagi on nagu väga kõveraks läinud. Üleloomulikkus. Üleloomulikkus oli osa sellest, mis toimus Jumala templis. Seal alati me peaks
elama selle reaalsusega, et midagi üleloomulikku minu elus juhtub. Ma mõtlesin näiteks Sakariasele, kes on Johannese isa, kui tema läks Jumalat templisse teenima, ta kohtus ingliga, sai väga selge läkitusi ja mulle tundub, ega ka kõik ei ole kirjas veel, aga see üleloomulikus templis juhtus ja minu küsimus on see, et millal sinu elus see üleloomulikkus viimati juhtus? Sa küsid, mis on üleloomulikkus? Üleloomulikkus on see, kui sa suudad kadeduse lahti lasta oma südames. See on täiesti üleloomulik. Sa tead, et inimlikult ei ole inimene võimeline seda tegema. Kui sa tood mulle inimese, kes ütles, et mul oli meeletu kadedus sees ja ma inimlikult suutsin sellega toime tulla, ma tahan näha, sest see ei ole inimliku võimekuse asi, see on üleloomulik ja just Jumala templis peaks olema ja sinu ihus samuti, sinu elus kui Jumala tempel peaks neid üleloomulikku hetki olema rohkelt, kus kui elu sõidab sisse, sa suudad üleloomulikult andeks anda, sa suudad üleloomulikult teha, ma teen selle otsuse, isegi kui see inimene või see olukord ei ole seda väärt, ma lasen sellel minna. Veel üks põhimõte, mis on templis, oli see, et tempel oli püha koht. Me elame täna maailmas, kus üle palju järgi ei ole pühadust jäänud, kui sa mõtled. Inimene on väga nutikas. Ta on leidnud aseainet ja võib-olla eestlastel on kõige parem näide on Viimse reliikvia kontekstis, kus olid pühad säilmed. Kui täna küsida, mis on sinu jaoks püha, siis väga erinevaid vastuseid, aga Jumala vaatevinklist püha peaks olema see kokkulepped, mis sa teed inimestega, näiteks ärikontekstis. Mõtle, milline oleks ühiskond, kui kokku lepid, mida sa mehega kokku lepid, see peaks ilma notarita. Täna on nii, et sa võid notari teha ja ikka üle lastakse sind veel. Sest osutub, keegi pakkus mingi teise numbri või mingid teised asjadolud. Ja inimesed ei pea seda pühaks ja sealt tulevad ka loomulikult jamad. Aga mõtle ühiskonda, kus oleks näiteks kokkulepped püha. Või kus oleks abielu uuesti püha. Kui teistsugune oleks ühiskond, kui teistsugune oleks inimeste elud. Ja tempel oli püha koht, vähemalt Jumala vaatevinklist. Kui inimene rikkus selle, siis juhtus midagi, mida me enne mainisin ja see on see, et Jumala au tõmbus tagasi. Ma ei tea, kas sa oled sina oma usuelus kõndinud selle perioodi, kus Jumala au tõmbub tagasi sinu elud. Minul on lühikesed etappe olnud, ma ei taha elada nii. Ma ei taha kristlasena päris kindlasti elada nii, kui Jumala au tõmbub tagasi. Vaadata vastu selle oma inimlikkusele, oma suutmatusele ja nii-öelda niimoodi elama oma usuelu, mina küll ei tahaks. Aga just see pühadus on see, sinu sisemine pühadus templina, on see, mis otse kui teeb tee selleks, et Jumala au võiks järgi tulla. See ei ole ennem, Jumala au ei tule lihtsalt niisama. Peab olema sisemine pühadus, teatud standard oli templil. Ja siis, kui see vastas Jumala standardile, siis Jumala au tuli sisse. Ma ütleks siia juurde veel ühe huvitava mõtet. See on ka Jumala territoorium. Oled sa mõelnud, et sina oled Jumala kinnisvara? Kui sa küsid, kas Eesti Vabariigis on Jumalal kinnisvara? On. Sina oled see ei ole koguduse hoone, üllatus. Sina oled Jumala kinnisvara ja Jumala kokkusaamise koht. Kui inimesed tahtsid Vana-testamendis Jumalaga kohtuda, siis ei olnud nii, et sa läksid mäele, hüüdsid au ja Jumal tuli. Ei ole, tempel oli. Väga konkreetne seadus. Ja täna on see, et kristlane tegelikult on Jumala kokkusaamiskoht. Kui inimene tahab, on üleloomulik asju ka, aga lõppeks ikkagi see sünnib nii, et inimene on Jumalaga kokku saamise koht. Ja viimane siia, mis ma lisaks on see, et templist lähtus õnnistus. Juudid teadsid seda väga täpselt. Kas teame meie, et templist lähtub tegelikult õnnistus? Kui Jumala au ja Jumala ligiolu on sinu elu üle, sealt lähtub õnnistus. Aga kehti on ka see, et tühi tempel on muuseum.
kui templis kõik need vaimsed printsiibid puuduvad, siis ta näeb välja nagu muuseum. Ja noh, ma ei tea, kuidas sinu, mina käin muuseumis harva, seal on ikkagi vanaaegsed asjad, mitte elavad asjad. Mina tahan elusaid asju. On muidugi muuseumid, kus tasub käia, aga ikkagi, kui tempel on tühi, seal ei ole ei Jumala au ja neid Jumala poolt seatud printsiipe, ta on muuseum. Nüüd, võib-olla sa küsid, et mida ma peaks järeldama sellest templi printsiipidest? Esiteks, see aitab sul mõista, kes sa oled. Sa ei pea seda muidugi kuulutama igal pool, aga oma sisemuselt sa pead teadma, et ma olen püha vaimu tempel. Ja muidugi on vaieldav seda, et palju seda on, nii nagu siin klaasis näiteks võib ju olla ju tilkvett. Noh, ikkagi on tilk, aga võib ka ajada üle. Aga miks mitte ajada üle siis? Miks mitte vaimulikult olla sellise koha peal, kus ma ajan üle? Jumala vaimu täius ja Jumala au on nii tugev. No näiteks Mitt Wigglesworthist, kes on usuapostel, on hea näide. Mõtle, ta istus, ja see ei ole Jumala nagu lagi, vaid lihtsalt üks näide ühest inimesest. Ta istus ühe pargis pingi peal ja vaikselt palvetas. Ja inimestel tuli mitmekümne kilomeetri raadiusel patutunnetus. Sa mõtle, kui Jumal leiaks Eesti maa peal paari inimest sellist. Lähed lihtsalt istud pargi pingi peal maha ja äkitselt inimesed hakkavad Jumalat appi hüüdma, sest Jumala au on kohal. Koguduses see peaks kindlasti olema sinu elus absoluutselt. Küsimus, kas sa taotled seda? Kas sa taotled selle Jumala au täitumist? Jah, Jumal on see, kes annab, aga sina peaks ja mina, me peame taotlema seda. Ja ma ütleks meeleheitlikult. Nüüd järgmine selle printsiibi mõistmine kummardamise läbi, see aitab hoida ebajumalate eest. Mõtle, oled sa mõelnud, see on kummaline läbi Vana Testamendi. Jumal tõi need printsiibid ja inimesed ikka ja jälle nad valisid enda ebajumalad, nii nagu ta ise kirjeldab, puu, kes ei kuule, silmad on, ei näe ja inimesed ikka otsustavad kummardada. Miks? Mina näen seda vaimset printsiipi, kui sa kummardad elavat Jumalat, siis sul on võimekus hoiduda ebajumalate eest, ükskõik millises vormis, sest inimese sees on vajadus, keda või mida kummardada. Ja kui sul on see elav Jumal kummarduses olemas, siis milleks otsida mingit aseainet? Sul on meelevald öelda asjadele, mis tahavad rikkuda templit, ei. Sest kas tead, vaimne reaalsus on see, inimene, kes ei usu Jumalat, ta on ikka tempel, aga see tempel täitub millegi muuga, mitte Jumala auga. Mitte nende taevaste printsiipidega, mida Jumal on loonud inimese jaoks, et ta võiks elada, mitte et piirata inimest. Ja see veel üks küsimus oleks, mis tegelikult mul oli seda kiusatus küsida jutluse alguses ja siis võiks jutluse kohe kokku võtta, on see, millal sina viimati, nii nagu Jeesus puhastas templi, piltlikult öeldes viskasid välja oma südamest sinna mitte kuuluvad asjad. Millal sina tegid sellise puhastuskäigu, nii nagu me kogudusena laupäev teeme siin, et kõik kola läheb välja, kõik see, mis on vaja puhtaks, läheb puhtaks. Aga vaimulikult me peaks oma templist seda samamoodi tegema, sest siis sul on valgus, siis sul on teadmine asjadest, mida sa inimlikult ei tea. Ja siis sul on see kindel teadmine, nii nagu Paulus lõpetas, te olete kallilt ostetud, ütleb Paulus. Ehk teisisõnu, sa tead oma väärtust. Sa ei anna ennast odavate asjade võrku, sest sa tead, sul on väärtus, sa tead seda, et sa oled kalli hinnaga ostetud. Ja las need templi printsiibid olla rakendatud sinu elus. Tõuseme lõpupalveks. Muidugi siia templi juurde võiks palju veel lisada, aga need olid tänase kõne kontekstis. Ma ei tea, kus oled sina täna. Millist puhastust vajad sina? Või milline printsiip oli see, kus sa mõtled, mina oma templis ei ole ammu rakendanud seda, sest nii palju kas sebimist on olnud, nii palju asju on tahtnud lahendamist, tähelepanu. Ja sa oled kogenud seda, et
vaikselt oled tühjaks jäänud sisemiselt. Ja väliselt on võib-olla kõik okei, aga sisemiselt sa oled tühjaks jäänud. Siis Jumala vaim kutsub väga selgelt, on tee tagasi. Sa ei pea Vanatestamenti minema ja ei saagi minna, aga need printsiibid on jätkuvalt olemas. Miks mitte teha see kindel otsus ja pühendus, et Jumal, mina tahan olla see püha vaimu tempel, kus sinu au, kus selle palve läbi saavad sündida sinu teod, kus ma saan osa üleloomulikkusest. Miks mitte kinni haarata neist ja rakendada neid oma usuelus, et üks päev igaviku palges sul oleks, mida Jumalale näidata, sest Jumala vaim on sulle avanud need printsiibid ja need on kandnud vilja sinu elus. Ja sa võid kogeda seda, et Jumal ei tee tõesti vahet inimeste vahel. Et see on sulle kättesaadav. Lihtsalt võtame ühe aja, võib-olla muusikud tulevad, sa võid rääkida Jumalaga. Sa ei pea mulle midagi rääkima, aga räägi oma ehtsusest, oma ehedatest otsustest, mida sa siin teed täna Jumala palges. Võib-olla on selle sõnumi läbi Jumal otse kui näpu pand mingi teemale, et aga vaata, siin on see koht, mida sa ei tee, siis oleks sobiv Jumala palges lihtsalt otsustada, Jumal, täna ma mõistan, ma kuuletun, ma tahan järgida seda vaimujuhatust, sest on ainult üks tempel, on ainult üks elu. Ja sa lihtsalt taju, kuidas Jumala vaim sirutub sinu poole. Räägi selle laulu ajal temaga ja ta kuuleb. Amen. Ma tean, et juhatad mind, ma tean, sest kuulen sind, ma tean, et oled siin. Ma vajan su puudutust, igaüks vajab lohutust ja kaasa